artikkel 17. Tekst või jäimgi ja nii edasi tekst. Iga kord, kui oli kord üks meesosa on ju likvideeritud jäimgi ju, ammugi jäimgi ju, kuid leidub ju kõikalgi rahvast ja nemadki siin ei teadnudki ju, et sisemus küll, aga välimus ka, aga mis saab kõrvalosadest? Räägitud on ju, et sisemuses pigistab ja väljast tullakse ligi ja öeldakse, aga kõrvalosad ja kõrvalosa täitjad on olemas. Rahvas, kes ei vaadanud üldse enda kõrvale, vaid vaatas ainult ette ja selja taha, et eestpoolt kas talle tuleb meeldivaid ja selja tagant kas keegi ei jälita teda ehk ei tee talle midagi sündsusetut või sellist, mis selle mehe või naise, kes edasi soovib minna heade asjade poole, et see seda ei tõkendaks. Aga maailm, mis segadustes on liikumas ümberringi, paneb su kõrvale rahvast ju, kelle mentaalsüsteem on vildakas. Teadmiste tähtsus on ju suuruselisuseliisi jäimgi, aga kui rahvas soovib enda vahel teadmisi arutada, et mingis asjas selgus saada, siis väga tihti on nii, et vihapursked lämmatavad nende selguse soovid ja arutelud üldse. Sest et hakkab ju keegi sealt kõrvalt, kes ei olnud selle arutelu osa, peale suruma enda võimu tahet ja enda arvamust väljendama, et kuidas õige on. Seetõttu rahvas näeb ka selliseid, kes räägivad sulle mingi loo, et ei ole üldse vaja tarvitada kohvi mustana, vaid piimaga ikka, sest et kõhu peale hakkab muidu. Ja siis, kui proovida selgitada ja arutleda, et mismoodi see teeb, siis nii, et miks talle muud asjad kõhu peale ei hakka, aga ainult see hakkab kõhu peale, siis ilmuvad ju vihapursked ja tõestused selle kohta, kuidas ikka peab nii olema ja väga suured väljendid, kuidas kõik on kindlaks tehtud enda elu tegevuse tagajärjel ja tulemustel. Ja need on need kõrvalised asjad, mis vaikselt suunavad ja mudivad niimoodi, suunamudijad, jah, rahva sellist üldmentaalsust, et ei saaks nii lihtsalt teadmiste juurde või? Ei, lihtsalt nagunii teadmiste juurde ei saa, aga et teadmiste otsing oleks segaduses ja ei oleks siht nii selge. Maha see kõik. No kohvi asi oli näide lihtsalt, aga sellist on ju palju, kuidas igaüks ütleb, kuidas on õige. No mitte igaüks, aga nähtud on ju seltskondasid ja muidugi rahvaid, kes muudkui vaidlevad omavahel. Igaüks proovib oma õigust kehtestada. Kui keegi koolipoiss läheb juba varases nooruses teiste poistega koos ja räägib, mis talle huvitav on, kas ta saab seda rääkida nii väga, et mis muusika talle meeldib. Ta peab ikka olema teistega samal tasemel, et nendega koos olla, kuulama sarnast muusikat, muidu ta on see kõrvaline või see vastane. Ja vastase otsing ju jätkub ka niimoodi, et isegi kui täna on kuulutatud välja Eesti Vabariigi televisioonis, et täna on koledate jõulukampsunite päev, võib-olla see on ka üle maailma kuulutatud välja, aga ei ole vaadanud, siis ka see on selline kõrvalasi, et kunagi keegi soovis arutada, et kui ilusti tuleb ennast jõuluootuses riietada, aga siis teised teadsid, kui ilusti, selleks, et ilus ei oleks, tuleb ju hästi koledad kampsunid selga panna, et sul hakkab iiveldama ja süda läheb pahaks, et sa ei näeks seda ilu ja võimsust ja jõuluootus oleks null sul. See võib null olla nagunii mingite muude põhjuste tõttu, aga kui keegi lihtsalt oli pahatahtlik, et teha ennast koledaks niimoodi, et ka teistel on halb vaadata ja siis ka teiste juurest läheb hea tunne minema või hea süsteem ja nii edasi, sest igaüks, mees ja naine nii edasi on ju süsteemid, süsteemidest koosnevad asjad. Mitte ainult, aga et kui keegi on mingis ametis ja teeb mingit asja, siis ta juures on ju need süsteemid, mida ta teeb. Aga kui ta on selline mees, keda huvitavad salaspiooni lood ja
on natukene detektiiv niimoodi ja uurib asju ja mõtiskleb, miks midagi toimub, siis see on sellest, et ta on selline süsteem. Süsteemid koonduvad ta ümber. Ja siis keegi teine jälle iluasju otsivaid süsteeme on rohkem siin maailmas näha. Väga palju on muidugi toiduasju otsivaid rahvaid toiduasjade süsteemidega. Sest et põrgu on näljas, seal on selliseid põhjuseid ka. Et nälg paneb otsima, kus saada seda leevendust sellele näljatundele ja kõike saab nagunii nii vähe ja nii vähe mõjub. Aga jutt sellest, et positiivsed ja süsteemid ja negatiivsed süsteemid vastavalt nimekirjadele on ju toimetamas ja tegutsemas ja siis need negatiivsed süsteemid tulevad kõrvale sellele, kes vaatab ainult ette ja vaatab taha, et tal on oma kindel siht ja siis ta kõrvale ei vaata. Aga kõrvalt vaikselt imbuvad sisse need asjad, mida sa ei soovinud ehk maha see kõik. Siis nõidus taastab ilusüsteemide süsteemid. Eesti Nõidade Liidu austajad on ju küll ilusüsteemide juures väga tugevalt, aga siis rohkemgi nii, et need, kes koledaks soovivad teha ennast ja sinult ilu vähendada sellega, need ei ulata, aga mitte ainult, vaid et iluvõim saab võluvõimuks ja nii edasi, siis nii 0 nõidus. Ja edaspidi ka Eesti Nõidade Liidu austaja soovib ju mõtiskleda selle üle, et mis tähendab maastikul, kui linnuparv lendab rahulikult üle või linnuparv lendab pea kohal laiali äkki või et rebane vaatab sõbralikult otsa või jookseb sinka-vonka üle tee, et sellel kõikidel asjadel on ju tähendused ja vaimud selgitavad neid tähendusi. Siis ka Eesti Nõidade Liidu austajale edaspidigi nõidus võimaldab 0 nüüd.